Head kuulajad ja vaatajad. Lõppenud aasta detsembris oma välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride hooaega kokkuvõttes olin sunnitud nentima, et Eesti, säilitades vähemalt veel praegu oma formaalse suveräänsuse, on end tegelikkuses aina enam allutamas globalistlikule diktaadile. Seejuures tuli mul möödunud aastal korduvalt tunnistada, et isegi kaitsekulutuste mitmekordse hüppe tingimustes me tegelikult iseseisvat kaitsevõimekust ei saavuta. Samas tõsiselt võetavaid julgeolekugarantiisid ei anna meile enam keegi. Jah, NATO formaalselt justkui kaitseb meid, aga üha ebamäärasemaks muutuvatel tingimustel. Paraku on alanud aasta toonaseid tähelepanekuid vaid kinnitanud. Enesest mõistetavana võetud maailmakord on meie silme lagunemas, lääneriike ja institutsioone on tabanud totaalne peataolek. Euroopa pealinnade otsustusmehhanisme vaevava kõhkluse, viletsa vastastikuse koordinatsiooni ja heitliku ning vasturääkivustest kubiseva strateegilise kommunikatsiooni märkamiseks ei pea olema ekspert. Mõttelist eurokehandit ja selle käitumist võib käsitleda kui NATO miinus USA ehk savijalgadel tahtekoalitsioonina. Või siis igavese teismelisena, kes ühel heal hommikul peeglisse vaadates märkab juustes halli. Ühtviisi vastuvõetamatud on nii avalduv vaatepilt kui ka eeldatav veakohane roll. Kumbki ei meeldi, aga lisaks käib teine ka üle võimete. Ühes oma möödunud aasta viimastest kommentaaridest vaatlesin põgusalt USA uut julgeolekustrateegiat. Dokumenti, mida president Trumpi administratsioon on nimetanud, tsiteerin, teekaardiks, mis tagab, et Ameerika ehk antud kontekstis USA jääb inimkonna ajaloo suurimaks ja edukaimaks riigiks ning vabaduse koduks planeedil. Strateegiadokumendis sõnastati varjamatu otsekohesusega, et ideoloogilise väärtuspõhisuse asemele peab astuma huvidepõhine realism. Keskenduda tuleb USA eduka tööstusalustala, tohutu energeetilise potentsiaali ärakasutamisele, taastades USA energia ülemvõimu nafta, gaasi, kivisöe ja tuumaenergeetika vallas. Oma käsitlust koondades julgesin arvata, et USA jõuliselt, kohati isegi brutaalselt sõnastatud julgeolekustrateegia elluviimine omab tugevat potentsiaali tuua endaga kaasa globaalse ulatusega olulised muutused. Ning sellel võivad omakorda olla vahetud mõjud ka Eesti julgeolekule. Täna näemegi hämaraid stsenaariume reaalajas lahti rullumas. Paljud, kes USA hiljutise sõjalise välkoperatsiooni Venezuelas tingimusteta heaks kiitsid, hakkavad tasapisi aimama, et varjamatult jõhker rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetest ülerullimine ei pruugi enam olla Ühendriikide valikuline käekiri. Et Trumpi poolt esitatud nõudeid Gröönimaa omastamiseks ei olnud enam võimalik bluffina võtta ega diplomaatilise laveerimisega vaiba alla pühkida, sellest andis muu hulgas märku Taani meeleheitlik reaktsioon. Viimased paar aastat on Kopenhaagen edastanud läänele narratiivi 2–5 aasta pärast algavast sõjast Venemaaga. Aga turvaliselt distantsilt Ida-Ukrainas müttavat karu vaadeldes on praegu märksa reaalsem oht kotka küünte haardesse sattuda. Täna tuleb tunnistada, ja seda ka tehakse, et Trumpi Gröönimaa ähvarduste tõttu seisab NATO silmitsi oma ajaloo suurima kriisiga. Ometi oli see ju piltlikult öeldes alles eile, kui meile kinnitati loosungite lehvides ja kõhklejaid häbimärgistades, et Euroopa Liit ja NATO on ühtsemad ja tugevamad kui kunagi varem. Igal juhul pakub kujunenud olukord nüüd juba igapäevaselt sellist absurditeatrit, mida oleks ausalt öeldes raske välja mõelda. Üheks paljudest näidetest on see, kuidas NATO peasekretär Mark Rutte, kes on kogunud rohkelt tuntust kõige innukama Trumpi ees pugejana, pidas Davosis USA esindajatega läbirääkimisi Taani territooriumi hõivamise üle ilma Taani esindajaid kaasamata. Mõelge selle peale, mida niisugused faktid reaalselt NATO kohta räägivad. Mitte vähem kõnekaks näiteks on asjaolu, et olukorras, kus president Trump ähvardab Gröönimaa ühel või teisel moel ära võtta, teatab liidukantsler Friedrich Merz riigimehelikult avalikkuse ette astudes, et kõik Euroopa partnerid võivad olla kindlad. Solidaarsusele pühendunud Saksamaa aitab tagada Taanile ja Gröönimaale kaitse ohu eest, mida kujutab endast Venemaa. Our neighbors and partners in Europe, including Denmark and the people of Greenland, can count on our solidarity. We will protect Denmark, Greenland, the North from the threat posed by Russia. Olgem ausad, selline tühjade pooside võtmine jätab Euroopast ja ennekõike muidugi Saksamaast lihtsalt haletsusväärse mulje.
Ja võetud poosid on seda totramad, et nagu kinnitas ka NATO riikide kaitsevägede juhatajate plaaniliselt kohtumiselt naasnud kindral Andrus Merilo, ei lähtu tegelikult Venemaast ega Hiinast Gröönimaale mingit reaalset sõjalist ohtu. Gröönimaa loomulikult meie laua, sellepärast, et ta on nii suure avalikkuse tähelepanu alla jõudnud, aga oluline aru saada, et mingit sõjalist ohtu Gröönimaal ei ole. Ei ole Venemaa ega Hiina tegemas samme, et hõivata Gröönimaa nii, et me ei ole valmis. Ma ei soovi siinkohal raisata aega spekulatsioonidele, miks Trump Gröönimaad omastada soovib. Kokkuvõttes pole ju suurt vahet, kas selle taga on sõjalistrateegilised huvid, riiklikud majandushuvid, Trumpi semudest ja toetajatest miljardäride ärihuvid, sõjatööstushuvid või mängib oma rolli ka ülevoolavalt edeva inimesena tuntud Trumpi salasoov kinnistada oma nimi ajaloo annaalidesse ühe suurima maadeliidendajana USA ajaloos. Fakt on see, et Trump näib olevat otsuse langetanud ning on oma tahet korduvalt piisava selgusega väljendanud. Muu hulgas annavad sellest tunnistust Trumpi enda mitmed ähvardavas või mõnitavas toonis sotsiaalmeedia postitused. Isegi kui Trump lõppkokkuvõttes Gröönimaad tervikuna ei hõiva, on tema tegevus juba tekitanud Washingtoni ja selle nii-öelda liitlaste vahel usaldamatuses toituva sügava mentaalse lõhe. Raske on näha, kuidas saaks usaldust enam taastada. Täistpangale mänginud USA on aga jätkanud pidevalt panuste tõstmist, luues reaalse sõjalise ohu ähvarduse. Kuigi, tõsi, Davosi kohtumisel peetud kõnes Trump lõpuks sõjalise jõu kasutamise võimalust siiski eitas. Riigi tippametnike sõnul ajendab Ühendriikide püüdlus saada Gröönimaa oma kontrolli alla Euroopa nõrkus ja USA strateegilised huvid. Öeldakse, et eurooplased projitseerivad nõrkust, USA projitseerib aga tugevust. Ning lisatakse, et Gröönimaa on USA riikliku julgeoleku jaoks hädavajalik ja oma julgeolekut ei kavatse ameeriklased allhanke korras tellida. Seejuures toonitatakse, et see kehtib laiemalt kogu lääne poolkerale. Ukraina sõja kontekstis on lääs läbivalt korrutanud etteantud võitluslikku deviisi rahu läbi jõu. Nüüd kasutab USA seda taas, sedapuhku Euroopa enda suunal. Väites, et võitlus Arktika pärast on reaalne tuleviku oht ja konflikti tuumajõudude vahel aitaks ära hoida ainult Gröönimaa USA vahetu kontrolli alla toomine. Eurooplased aga ei ole võimelised isegi oma enda tagahoovis lahvatavaid regionaalseid konflikte ära hoidma, oma huvisid kaitsma ega ka diplomaatiat edendama. Mida siis veel rääkida Ukrainale julgeolekugarantiide pakkumisest? Olgem jällegi ausad. Tegelikult mängib peakaotunud Euroopa oma kommunikatsioonis USA-ga kaasa. Ka Gröönimaa kontekstis räägitakse ikka Venemaa ja Hiina ohust, mingist arusaamatusest või tõlkes kaduma läinud juhtmõttest. Et lääneriikide poolt kollektiivselt kaitstavat reeglitepõhist maailmakorda muudab Venemaa ja Hiina aina agressiivsemaid vorme võttev tegevus ja nii edasi. Tegeliku probleemi adresseerimiseks puudub vasalli staatusest oma teise loomuse kujundanud seltskonnal lihtsalt julgus. Harva esinevaks erandiks oli selles osas Kanada peaministri Mark Carney kõne Davosi majandusfoorumil, kus öeldi avalikult välja, et lääneriikide poolt lõputu loosungite lehvitamise saatel jõustatud niinimetatud reeglitepõhine maailmakord on olnud üks suur vale, millega on lihtsalt kaasa mängitud, et olla USA-le meelepärane. We participated in the rituals and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Tõsiasi on aga see, et lääneriikidele on sobinud USA hegemoonia ja rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtete süstemaatiline rikkumine seni, kuni see pole ähvardanud neid endeid. Nüüd, kui USA enam ei teesklegi austust mingite reeglite vastu ja pöörab oma imperiaalsed ambitsioonid ka vasallidena käitunud lääneriikide poole, on viimased ühtäkki avastanud, et tegelikult on kogu jutt USA poolt jõustatavast niinimetatud reeglitepõhisest maailmakorrast olnud üks suur vale. Hei, tegelikult pole seda nüüd avastatud. Nagu Carney tunnistas, on seda pikka aega teatud ja sellega on lihtsalt omakasupüüdlikult kaasa mängitud. Meie inforuumis räägitakse ka endiselt, et oma julgeolekut suudame kõige paremini tagada, hoides kokku liitlastega, demokraatlike jõududega. Hoiatatakse, et ka Eesti ei tohi kukkuda välispoliitilistesse lõksudesse. Aga mida see ülepea tähendab? Kas mitte seda, et tegelikkus on koguni niivõrd hirmus, et seda on võimalik taluda vaid sellest teadlikult mööda vaadates? Mõtled hunt, aga ütled hallivati mees.
Juba mõtled USA, aga endiselt ütled Venemaa. Sest tõde tunnistades võib viimasegi mõistuse kaotada ning uppuda paanikasse ja meeleheitesse. Paralleelselt kostuvad juba ka Eestis jõulised hääled, mis nõuavad Trumpi mis tahes nõudmiste eest tingimusteta kapituleerumist. Et lõpetame lasteaia ära ja saame täiskasvanuks. Et see ei ole USA ja Taani vaheline konflikt, ei ole ka USA ja Euroopa vaheline konflikt ega isegi NATO sisekonflikt. Saame nüüd õigesti aru, öeldakse meile. See on hoopis USA ja Venemaa vaheline konflikt. Et kui me siin nüüd näppu ninna toppides targutame midagi rahvusvahelise õiguse kohta ega nõustu seetõttu USA nõudmisega Gröönimaa endale saada, aga samal ajal võtab Gröönimaa ära Venemaa, siis kelle poolel me õieti oleme? Ilmselgelt ikka Venemaa poolel. Meil olevat aeg ärgata ja aru saada, et rahvusvahelist õigust ei eksisteeri ega pole kunagi eksisteerinudki, mis tõttu tuleb unustada õigus ja valida jõud. Sest need, kes kuulda ei taha, peavad tunda saama. Paadunud vasakpoolsed, ajuhaiged, Ameerika ja juudivihkajad, ninanokkijad ja lillelapsed. Selliseid lennukaid loosungeid ja värvikaid silte näeme rohkelt, aga mõistagi ei lasta aktualiseeruda arusaamal, et Gröönimaa ei ole fiktiivne ei kellegi maa põhjapoolusel, vaid NATO liikmesriigi Taani osa. Just samuti ei lasta aktualiseeruda tõsiasjal, et saarel on teisest maailmasõjast alates paiknenud USA sõjalised baasid ja muud militaarsed rajatised ning kehtiva kahepoolse koostöölepingu kohaselt on Washingtonil vabad käed oma sõjalist kohalolekut vastavalt vajadusele ka laiendada. Ei tõusetu ka küsimus sellest, et avalikkusele pole esitatud mitte ainsatki fakti, millest nähtuks Venemaa ja Hiina reaalne püüdlus Gröönimaad hõivata. Peaks aga Euroopa Liit või NATO survestama üht oma liikmesriiki loovutama territooriumi teisele riigile, siis ei ole põhjust üllatuda, kui peagi kaotatakse mõned oma liikmesriigid ka Venemaale ja sedasi lõpetatakse subjektidena oma eksistents. Praegune olukord on aga täiesti absurdne. Eurooplased arutavad meetmeid võimaliku USA invasiooni heidutuseks või selle tõrjumiseks, samas kaubeldakse USA-lt julgeoleku tagatisi Ukrainale. NATO peasekretär, kes on loendamatu arvu kordi rääkinud, et Ukraina territooriumi hõivamine Venemaa poolt on absoluutselt vastuvõetamatu, ei ole aga suuteline ütlema ühte ainsatki samasisulist lauset seonduvalt USA püüdlusega võtta üle Gröönimaa kui NATO liikmesriigi territoorium. Pigem vastupidi, survet avaldab Rüte hoopis Taanile. Pikka aega on Euroopa pealinnades räägitud sellest, kui suur on Euroliitu ja NATOsse kuuluvate Euroopa riikide rahvaarv ja vastav sisemajanduse kogutoodang. Tegelikkuses on enamus Euroopa riike kas stagneerunud või koguni kinni jooksnud majandustega, energianäljas, sõjaliselt nõrgad, vananeva populatsiooniga ning massiimmigratsioonist ja muudest kuhjuvatest siseriiklikest probleemidest kurnatud. Aga kui leppidagi tõdemusega, et maailm töötab vaid brutaalse mõjusfääride loogika järgi, siis tuleb ka küsida, kelle mõjusfääris on täna Ukraina, Eesti ja tegelikult kogu ülejäänud Euroopa. Teadagi, meile ei meeldi see küsimus, sel lihtsal põhjusel, et meile ei meeldi võimalik vastus. Seda enam, et juba teise maailmasõja ajal nõustusid meie tänased suurimad liitlased jätma meid teadlikult Nõukogude Liidu mõjusfääri, sest sellised olid kujunenud tingimustes nende huvid. Karta võib, et maailm ei ole vahepealsel ajal põhimõtteliselt ümber sündinud. Siiski ei ole olukord lootusetu, kui me seda ise mugavas minnalaskmises selliseks ei kujunda. Asjaolu, et külas elab paar jõhkrat ja seadustele sülitavat löömameest, ei võrdsusta automaatselt järeldusega, et seadused ei kehti ega pole kunagi kehtinudki. Ja et kogu külaelu peabki edaspidi käima niinimetatud tugevama õigusalusel. Despotismist anarhiani võib olla üks väike samm. Sealt tagasitulek eeldab aga pikaajalist pingutust nõudvat tsivilisatsioonilist ülesehitustööd. Seega oleks väga rumal leppida tsiviliseeritud maailmakorra aluste prügikasti viskamisega või koguni sellele omalt poolt takka kiita. Rääkimata sellest, et niinimetatud tugevama õiguse aktsepteerimine üldkehtiva ühiskondliku korrana ei tähista mitte kuidagi täiskasvanuks saamist. Pigem vastupidi. Kui Eesti soovib pisikese riigina püsima jääda, ei ole meil muud valikut, kui jääda platvormile ja raamidesse, mida pakub rahvusvaheline õigus. See positsioon peaks olema ilmselge. Eesti sisemises ega rahvusvahelises elus pole peaaegu ühtegi valdkonda, mida rahvusvaheline õigus väga sügavalt ei mõjutaks. Ainuüksi võimalus korraldada oma rahvuslikku elu vastavalt suveräänsuse, demokraatia ja vabaduse põhimõtetele ei tulene mitte Eesti füüsilisest jõust, vaid rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetest.
Siiski saa eitada, et viimaste aastakümnete suhteline stabiilsus on rahvusvahelise õiguse rolli mõnevõrra pisendanud. Ühelt poolt harjutades meid seda käsitlema iseenesest mõistetavusena, teisalt on hakanud suurriikide rikkumiste tõttu levima antiik-Kreeka meelose dialoogidest tuttav seisukoht, mille kohaselt tugevad teevad, mida tahavad, nõrgad aga kannatavad, mida peavad. Seda lugu on peetud üheks näiteks demokraatia algusaegade dilemmast, kuidas tasakaalustada jõudu ja õiglust. Kuid Eesti kontekstis peaks see kõlama mitte allaheitliku tõdemusena, vaid igihoiatava meeldetuletusena. 1920. aastal Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Tartu rahuleping oli esimene leping rahvusvahelise õiguse ajaloos, millega varasem emamaa tunnustas ühe oma osa eraldumist, tuginedes rahvaste enesemääramise õiguse põhimõttele. Seega oli Eesti Vabariigi tekkimine rahvusvahelise õiguse subjektina seotud rahvaste enesemääramise õiguse põhimõtte esiletõusuga 20. sajandi rahvusvahelises õiguses. Ka Eesti iseseisvuse taastamisel mängis kandvat rolli rahvusvahelisele õigusele tuginev riikliku järjepidevuse doktriin. Ja endast oluliselt vägevamate riikide kõrval püsib Eesti ka täna mitte tänu ühe või teise subjekti jõule või selle defitsiidile, vaid tänu paiknemisele rahvusvahelise õiguse raamistikus. Ärme seda unusta. Tänaseks peaks olema selge, et on olnud tõsine viga panna meie julgeolekupoliitikas kõik kaardid NATOle. Asjakohased hoiatused on olnud kõike muud kui kohatud. Ent kui me oleme suutelised vigadest midagi õppima, siis peaksime ühtlasi mõistma, et just samuti oleks viga panna järgmiseks kõik kaardid kitsalt Ameerika Ühendriikidele või veelgi kitsamalt ühele selle administratsioonile. Tagumine aeg on teadvustada, et vajame mitte isanda vahetust, vaid julgust pöörduda Eesti huvidest lähtuva poliitika juurde, mis taotleb päris diplomaatiat praktiseerides häid suhteid kõigi oma naabritega. Ühtlasi ei tohiks unustada, et tingimusteta truudus Ameerika Ühendriikidele või koguni ühele selle administratsioonile on mitte ainult lühinägelik, vaid ka ebaväärikas. Päris kindlasti ei nähtu sellest riikliku iseseisvuse ideaal. Oportunistlikke pugejaid võidakse küll komplimentidega meelitada või isegi premeerida, ent vaid selleks, et neid ära kasutada. Samas on täiesti kindel, et pugejaid ei austata ega isegi sallita, mitte kunagi, mitte kusagil. Selles seoses osutas Belgia peaminister Bart de Wever mõne päeva eest Davosi tippkohtumisel väga tabavalt, et murrangulistel ja ohtlikel aegadel on põhiküsimuseks, kas säilitada eneseväärikus või mitte. Üks variant on loobuda eneseväärikusest, lootusest säilitada seeläbi oma eksistents. Teine variant on tunnistada, et eksistentsi säilitamisel ilma eneseväärikuseta puudub mõte. Nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil. But now so many red lines are being crossed that you have the choice between your self-respect. Being a happy vassal is one thing, being a miserable slave is something else. If you back down now, you're going to lose your dignity. And that's probably the most precious thing you can have in a democracy, it's your dignity. Arutlemist seonduvatel teemadel jätkan oma järgmistes saadetes. Tänaseks aga tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikku nädalavahetust.